Me nimetame seda O-lõikeks, O-ärilõikeks, O-arveks. Hool veri, kas sa kuuled mind, mees? Räppar Kodak Black viisati taas trellide taha, seekord väidetavalt MDMA-ga kaubitsemise eest. Aga just, tema amet on see, mis kohtusaalis tähelepanu keskpunktis on. Avalduses paluti tegelikult kautsjoni suurendamist, kuna kostja on elukutseline räppar. Aga see palve on kaitsjate jaoks sõna otseses mõttes naeruväärne. Aga fakt, et on räppar, ei anna teile seaduslikku alust kautsjoni tõstmiseks. See advokaat on Bradford Cohen, kellega me täna saates vestleme. See on skandaal, mida esitleb Law and Crime. Mina olen Sierra Gillespie. Kodak Black ei ole seadusega pahuksis olemises võõras. Teda on varemgi mitu korda arreteeritud, kuid seekord ütleb tema kaitsja, et süüdistuse esitamiseks pole isegi kaugeltki piisavalt tõendeid. Süüdistus ei nõustu sellega, sest süüdistused on juba esitatud. Aga kas need jäävad püsima? See on vaid üks küsimustest, millele täna vastuseid otsime. Meil on au istuda maha Kodak Blacki kaitsja Bradford Coheni endaga ja ma kavatsen temalt küsida kõik põletavad küsimused. Tänane skandaal viib meid Florida Orange'i maakonda, kus sel nädalal istus mõnda aega vangikongis 28-aastane Bill Capri. Kui nimi Bill Capri sulle midagi ei ütle, siis ehk tead teda tema lava nime järgi. Oled kuulnud Kodak Blackist? Tuntud räppar, kellel on Spotify's üle 30 miljoni kuulaja kuus. Muusikele hittideks on näiteks Super Gremlin ja Tunnel Vision. Polegi vaja öelda, et ta on ülimalt kuulus või mõne arvates isegi kurikuulus. Vähemalt on tal olnud 12 varasemat süüdimõistmist ja juba sel kuul on tema vastu esitatud uued süüdistused. Kuule, Kodak Blacki päev on nüüd ülemaailmne ja kõik fännid, kes on algusest peale olnud, tähistavad koos minuga Kodak Blacki päeva. Pole vahet, mis veel juhtub. Tema arreteerimised ja süüdimõistmised said alguse juba enam kui 10 aastat tagasi, teismeas. Aastatel 2015 kuni 2017 esitati talle süüdistusi sellistes asjades nagu röövimine, kallaletung, lapse ebaseaduslik kinnipidamine, tulirelva omamine alaealise poolt, autovargus ja lapse hooletusse jätmine. Kui Kodak oli veel teismeline, umbes 17-aastane, esindas teda esimest korda tänane külaline Bradford Cohen. Ja Brad on teda esindanud mitmetes kohtuasjades, sealhulgas tema 2019. aasta relvasüüdistuses. Ja see oli väga suur asi, sest Kodak mõisteti 46 kuuks ehk 4 aastaks vanglasse. Ta pidi isegi 10 kuud ära kandma. Aga president Donald Trumpi viimasel ametipäeval 2021 aastal muutis ta karistuse kergemaks. Aastaid tagasi oli Bradford tegelikult olnud selle telesaate The Apprentice osaleja ja kasutas seda suhet president Trumpiga, et saada Kodaki vabastamine. Ta vabastati vanglast 2021 aastal, kuid arreteeriti uuesti mitu korda. Sealhulgas vähem kui aasta hiljem, 2022 aastal. See juhtus nüüd Browardi maakonnas Floridas, kus talle esitati süüdistus oksükodooniga kaubitsemises ja kontrollitava aine omamises ilma retseptita liikluspeatuse ajal. Järgmisel aastal, 2023 aastal, tuli võib-olla tema kõige kurikuulsam arreteerimine, kui Kodak leiti rooli tagant magamas, väidetavalt valge pulbriga suu ümber. Alguses esitati talle süüdistus kokaiini omamises, kuid see tühistati hiljem, kui testid näitasid, et tegemist oli tegelikult oksükodooniga, mille jaoks tal oli retsept. Samal aastal arreteeriti ta taas teise astme kriminaalse relva omamise ja ebaseadusliku marihuana omamise eest, kui ta üritas Kanadast Ameerika Ühendriikidesse siseneda. Kokku on ta süüdimõistetud 12 korda ja need teised süüdimõistmised on vaid eellugu sellele, millest me täna räägime. Ja see kõik viib meid tagasi 2025. aasta novembrisse. Ja just siis tuli 911 kõne, millest teatati tulistamisest Orlandos, Floridas, laste turvaküla juures. Kui politsei sündmuskohale jõudis, leidsid nad 2 sõidukit. Ühes neist väitsid nad tundvat marihuana lõhna. See andis neile piisava põhjuse sõidukit läbi otsida. Hiljem leidsid nad $100 rahatähe, millel oli valge aine. Esmareageerijad leidsid väidetavalt ka roosa kotti, milles oli plastikkott, mis näis sisaldavad MDMA-d ning $37,000 sularaha. Prokuröörid märkisid hiljem, et see roosa kott oli näha vähemalt ühel fotol, mis postitati Kodaki sotsiaalmeediasse. Koti nähti koos muu atribuutikaga nagu käärid ja tulemasin. Muide, Bradford Coheni räägib sellest intervjuus põhjalikumalt. Aga see juhtus eelmisel sügisel. Ja alles eelmisel kuul, 17. aprillil, teatasid uurijad, et valge aine test osutus positiivseks MDMA suhtes. Ja ainet oli seal piisavalt, et seda saaks käsitleda kui narkokaubanduse kogust. See
See ongi süüdistus, millega Kodak silmitsi seisab. Ja siit tulebki mängu Bradford Cohen. Nagu ta sellel nädalal toimunud kohtuistungil välja tõi, märkis algne raport, et uurijad leidsid 27 grammi kokaiini. Huvitaval kombel näitab aga 17. aprilli test, et tegemist oli tegelikult MDMA-ga. Lisaks sellele, nagu Bradford välja toob, leiti ainult 27 grammi, mis on alla kokaiini salakaubaveo piirnormi, milleks on 28 grammi. Kuid kui selgus, et tegemist on MDMA-ga, siis alandati ka lävendit. Salakaubaveo piirnorm on selle puhul vaid 20 grammi, nii et just selle süüdistusega seisabki nüüd Kodak silmitsi. Kohtumenetlus, mis toimus alles eile, oli kautsjoni määramiseks, kuid Brad tõi välja mõned asjaolud, märkides, et ühtegi sõrmejälge, mis vastaks Kodaki omadele, ei leitud. Ja ta väitis tegelikult, et töötas teil kohtuistungile, olles juba taotluse kallal, et asi lõpetada. Ta märkis, et Kodak viibis Californias, kui kogu see uudis avalikuks tuli ja lendas vabatahtlikult tagasi Floridasse, et neljapäeval kohtusse ilmuda. Ja kohtumenetlus ise kestis vähem kui 10 minutit. Ma olen sulle juba enamiku olulisematest punktidest rääkinud, aga just see osa jäi mulle tõesti silma. Süüdistus taotles kõrgemat kautsjoni summat $75 000, kuna kostja elukutse on selline. Prokuratuur palub tegelikult, et te suurendaksite kautsjoni, kuna kostja on professionaalne räppar. Te näite, kuidas kaitseadvokaat naerab sõna otseses mõttes ja raputab selle peale pead. Ma küsin temalt selle kohta intervjuu ajal loomulikult, aga siin on tema vastus. Aga asjaolu, et ta on räppar, ei anna teile seaduslikku alust kautsjoni tõstmiseks. Kohtunik nõustus sellega osaliselt. Kohaliku telejaama VKMG andmetel ütles ta edasi, tsiteerin. Ma tõstan kautsjoni mitte sellepärast, et sa oled räppar. Ma arvan, et sellel pole mingit seost. Kuid muud tegurid, mida kohus arvestas, on sinu varasem kriminaalne taust. Sealhulgas 12 varasemat raske kuriteo süüdimõistmist. Nii et kautsjon määrati lõpuks $5000 peale ja Kodak maksis selle ning vabastati Orange'i maakonna vanglast alles eile õhtul. Hästi. Ja nüüd on see hetk, mida me kõik oleme oodanud. Ma olen seda kogu aeg üles kütnud. Toome siis lõpuks tänase külalise lavale. See on selle saate sõber, kes juhtub olema Kodak Blacki enda kaitsja Bradford Cohen. Aitäh, et täna meiega Skandaali saatesse tulid. Ja las ma alustan küsimusega. Kuidas su kliendil praegu läheb? Tal on nüüd parem olla, kui ta väljas on. Kõigil on alati parem olla, kui nad on väljas. Nii et jah, tal on kõik hästi. Me vaatasime koos läbi toimiku materjalid, politsei raporti ja ta teab, mis selle juhtumiga toimub. Ja ma arvan, et ma tegin eile kohtunikule üsna selgeks, mida ma sellest juhtumist arvan. Ja me räägime sellest veel. Aga ma ei usu, et selles juhtumis midagi erilist oleks. Aga me arutame seda. Okei, lähme selle läbi. Kui ma selle juhtumi jaoks uurimist tegin, siis ma mõtlesin, et ta just arreteeriti. Aga see tuleneb millestki, mis juhtus juba novembris. Kas sa saad selle mulle lahti seletada? Muidugi. Novembris lähenes üks politseinik 2 sõidukile ja ümberringi oli palju inimesi. Kui ta sõidukite juurde läks, siis ta alguses Kodakit ei näinud. Ta otsib lõpuks need 2 sõidukit läbi, millest me räägime veel täpsemalt. Kuidas ta neid sõidukeid otsis ja miks ta neid otsis ning miks ma arvan, et see võib olla samuti probleem. Ja ta jõuab ühe sõiduki juurde. Ta leiab koti. Tegelikult leiab ta 2 kotti. Selles sõidukis on 1 inimene, mitte Kodak. Ja ta leiab 2 kotti ning igas kotis on esemeid. Ja igas kotis on ka narkootikume ja raha. Ning ta ei arreteeri kedagi peale selle isiku, kes tol hetkel autos oli. Ja ma arvan, et teises autos on tol hetkel veel 1 inimene. Aga Kodakit ta ei arreteeri, vaid saadab kõik need kotis olevad esemed sõrmejälgede võtmiseks laborisse, lootes, et mõni sõrmejälg kuulub Kodakile. Sest see juhtum pole isegi juhtum. Isegi kui sõrmejäljed seostataks Kodakiga, pole see ikkagi juhtum. Aga see on okei. Ühtegi sõrmejälge ei tulnud tagasi Kodaki nimele ja nad ootasid 6 kuud ning siis otsustasid nad vist süüdistuse esitada, sest neil polnud midagi muud. Okei, see oli minu jaoks huvitav, sest midagi, mida sa eile kohtus välja tõid. Tema süüdistused on MDMA-ga kaubitsemises, aga algses raportis oli kirjas kokaiineks. Mis on tõesti huvitav on see, et selle raportis on palju asju, mis kas erinevad või puuduvad tema kohtunikule allkirjastamiseks antud vandetunnistuses, mis on veel üks probleem, millega ma tegelen. Aga sündmuse ööl väidab ta väidetavalt, et oma väljaõppe ja kogemuse põhjal teab ta, et see on kokaiin ja ta on seda varem näinud. Ja kuidagi märkas ta $100 rahatähel kokaiini ning teadis, et see on kokaiin. Ja siis, kui ta kotti võttis ja seda testis, näitas test, et see on kokaiin. Aga kuidagi juhtus nii,
et teel laborisse muutus see maagiliselt MDMA-ks. Ja nüüd on sul 27 grammi MDMA-d, millel pole kokaiiniga midagi pistmist muide. Need on täiesti erinevad ained. Sa ei saa testida MDMA-d nii, et see näitaks kokaiini, isegi kiirtestis. Ja loomulikult jättis ta selle vande all antud avaldusest välja, et algne kiirretest oli väidetavalt vale. Aga kui see oleks olnud 27 grammi kokaiini, siis ei oleks see olnud narkokaubanduse süüdistus. Ja see poleks olnud põnev. Nii et see saadetakse, tead küll, laborisse. Ja nüüd on see narkokaubanduse süüdistus, sest see on üle 20 grammi MDMA-d, mis teebki sellest narkokaubanduse süüdistuse. Nii et see on veel üks asi, mis on veider. Ja siis vande all antud avalduses, mille ta annab kohtunikule allkirjastamiseks, ütleb ta, et tunneb autos ka marihuana lõhna, kuid ta ei maini seda oma politseiraportis sündmusööl kordagi. Nii et siin toimub palju sellist, mis on klassikaline. Ma kavatsen arreteerida Kodaki ega tee tegelikult korralikku uurimist ega järgi seadust. Okei, sest ma olen seda palju näinud, ka teistes juhtumites siin. Olen kindel, et sa oled kajastanud juhtumeid, kus on nii, et okei, me tunneme selle sõiduki sees marihuana lõhna, piisav alus, tead küll, me tunneme lõhna, me hakkame läbi otsima või midagi sellist. Aga kas see on midagi, mille vastu sa kavatsed protesteerida, lähtudes sellest, mida ta raportis ütles ja mida ta alles hiljem kohtunikule rääkis? Ma mõtlen, selgita seda mulle. Jah, me võiksime sellele vastu vaielda. Lihtsalt, tead, kui sa esitad kohtule vande all antud avalduse, peaksid sa sinna kirja panema kõik asjakohased faktid ja asjaolud selle juhtumi kohta. Kui see testis tol õhtul positiivselt kokaiini suhtes ja siis sa tegid vea. Vea, mis ilmselgelt tähendab, et kas tema tegi vea või ta lihtsalt ei räägi tõtt. Ma kaldun arvama, et tema tegi vea, loodetavasti. Ja sa jätad selle välja vandetunnistusest, mille sa hiljem kohtunikule annad. See tekitab automaatselt kahtlusi. Ja nagu ma kord ütlesin kuulsale Mark Furmanile, kui sa valetad ühe asja kohta, siis sa valetad kõige kohta. See on Mark Furman. Jah, mind visati Geraldo Rivera saatest välja selle ütlemise pärast. Jah. Aga tead, see on juba teine lugu teiseks korraks. Aga lühidalt öeldes, tead ju seda kuulsat ütlust. Kui sa valetad ühe asja kohta, siis sa valetad kõige kohta. Kui sa tabad kellegi ühest valest, siis mis takistab teda järgmine kord millegi muu kohta valetamast? Seda ma alati ütlen ja ma olen varemgi politseinikke esindanud ning ma ütlen neile alati, pane kõik oma vande alla antud avaldusse, kui taotled kohtumäärust, et kohtunik saaks täieliku ülevaate. Ükski kriminaalkaitsja pole nagu mina ja tegelikult polegi ühtegi kriminaalkaitsjat nagu mina. Aga mõni kriminaalkaitsja kusagil ütleks, kuule, miks sa seda oma raportisse ei pannud? Miks sa jätsid välja selle õhtu, mil see juhtus? Sa testisid seda ja see osutus kokaiiniks. Ja nüüd on see äkitselt MDMA. Nii et selle kohta on palju küsimusi, mida võiks tõstatada. Nende suurem probleem on see, et vastavalt Florida kohtu praktikale, vastavalt konstruktiivse valduse elementidele. Ja mida ma mõtlen konstruktiivse valduse all, on see, et on kaks viisi, kuidas midagi omada. On tegelik valdus, mis tähendab, et mul on kanep taskus. Ja siis on konstruktiivne valdus, kus ma istun laua taga ja minu laual on kotike ning kotikeses on kanep. Mul ei ole seda tegelikult füüsiliselt. Tead küll, see ei ole mul füüsilises valduses, aga see on piisavalt lähedal, et nad saaksid öelda, et okei, sa teadsid, mis see on. Sul on selle üle võim ja kontroll. Kõik need teised elemendid, mis käivad kaudse valduse juurde. Nii et selles olukorras, kus Kodak ei ole isegi sündmuskohal enne, kui ta läheneb politseinikule ja ütleb, kuule, see raha selles kotis kuulub minu ettevõttele. See on see väide, mida talle omistatakse. Ta ei ole isegi sündmuskohal enne seda. Kuidas saab autos leitud narkootikume seostada kellegagi, kui autos on veel keegi? Sa ütled, et need kuuluvad Kodakile. See on tõsine probleem ja see on juriidiline küsimus. See on elementide küsimus. Nad jätavad tegeliku kuriteo elemendid tähelepanuta. Aga see juhtub tihti, kui näed, et Kodakile esitatakse süüdistus. Ja see ongi see, mis on korduvalt juhtunud. Nad on nii meeleheitel, et tahavad Kodakile midagi kaela saada, et esitavadki selliseid süüdistusi. Ma mõtlen, see on minu jaoks hea, sest see paneb mind hästi välja nägema, kui ma neid järjest võidan, aga see ei ole hea kliendi jaoks, kui talle pidevalt esitatakse süüdistusi, mis ei vasta seaduslikele nõuetele. Ma mõtlen, sa teed ju seda tööd, mida me kõik kaitseadvokaadid ootaksime, eks? Sa vaatad läbi ja kontrollid, mis raportis kirjas on.
kas see vastab Florida kohtupraktikale või seadustele või millele iganes. Sa käid kõik läbi ja otsid igalt poolt vigu. Ja midagi, mida sa eile istungil mainisid, tahaksin ma sinult küsida. Ja sa just ütlesid ka, et nad jätkavad tema sihikule võtmist. Nad üritavad teda pidevalt arreteerida. Ja kui ma seda kõike läbi vaatasin, siis ma märkasin seda. Ja Jadal on tõesti pikk kriminaalne taust, ütleme nii. Ma arvan, et tosinkond või nii, süüdimõistmist. Aga kas sa tõesti usud, et inimesed tahavad talle halba, tahavad, et ta arreteeritakse süüdimõistetaks? Jah, ma arvan, et Floridas, teatud piirkondades Floridas, ma arvan, et nad tahavad talle halba ja tahavad, et ta süüdi mõistetaks. Mul on tuttavaid, kes töötavad teatud asutustes ja politseiasutustes ning nad räägivad mulle sellest. Neil on koosolekud, tead küll, umbes nii. Kuule, ma kuulsin, et sa peatasid Kodaki. Kas sa leidsid midagi? Või kui nad toovad kellegi sisse, kes on tema naabruskonnast ja keda nad arreteerivad millegi muu pärast, siis nende esimene küsimus on, mida sa tead Kodaki kohta? Nii et Kodakiga on juba pikka aega selline lugu, et Florida teatud piirkondades püütakse teda kindlasti millegi eest vastutusele võtta. Jaa, miks sa arvad, et see nii on? Ma mõtlen, kas te olete sellest omavahel rääkinud? Millised on tema mõtted selle kohta? Ma arvan, et esimene põhjus on see, et me oleme olnud edukad paljude juhtumite võitmisel. Ma arvan, et see, et ta sai föderaalses asjas karistuse kergenduse, ei meeldinud üldse FBI agendile, kes oli meeleheitlikult püüdnud selle arreteerimisega endale nime teha. On teatud asju, mis minu arvates on juhtunud. Näiteks see, et ta arreteeritakse millegi pärast. Nad üritavad teda selle eest süüdi mõista, aga lõpuks ei õnnestu neil seda teha. Ma arvan, et kuigi paljud politseinikud, keda ma esindan, väga head inimesed, ütlevad, et nad ei võta midagi isiklikult. Ja ma tõesti arvan, et mõned neist ei võta seda isiklikult, aga teised võtavad küll. Ja see jõukuse näitamine, tead, see lihtsalt ei meeldi neile. Ma mõtlen, et on inimesi, kellele tõesti ei meeldi, kui noored mustanahalised artistid sõidavad ringi Rolls-Royce'iga. See on lihtsalt fakt ja inimesed ei taha seda valjult välja öelda. Mina ütlen selle välja, sest mind ei huvita. Ja ma olen esindanud piisavalt palju inimesi selles konkreetses meelelahutusvaldkonnas, et ma tean seda kindlalt. Nad lihtsalt ei meeldi see. Ja olenemata sellest, kas see on narkootikumide probleem või midagi muud, see lihtsalt, tead, ajab meid märvi. Ja ausalt öeldes arvan ma, et just see juhtuski Kodakiga. Ma arvan, et ta laulis sellest. Nad tahtsid mulle 8 anda ja lõpuks sai ta tingimisi karistuse. Tead, kui sa sellest laulad või midagi sellist, siis neile see ei meeldi. Ma saan sellest aru, ma mõistan seda. Aga kui sa tahad kedagi kätte saada, siis tee seda õigesti. Ära tee seda valesti. Ära esita süüdistusi asjades, milleks pole piisavat õiguslikku alust. Midagi, mida sa just mainisid ja ma kuulsin seda ka sinu eilsel kohtuistungil. Tead, ma mõtlen, ja sa ütlesid, Ibolla nad ongi nende edukate räpparite kallal. Oleme näinud, et paljud juhtumid, mida ma kajastan, puudutavad räppareid, kes on arreteeritud või keda parasjagu kohtu alla antakse või midagi sellist. Ja Aile, ma pole seda varem kuulnud, aga prokurörid ütlesid, et nad tahavad kautsjoni tõsta sellepärast, et ta on räppar. Ma mõtlen, ma nägin sinu reaktsiooni. Me näitame seda selles videos. Sa olid sõna otseses mõttes nagu mis asja ja siis hakkasid lihtsalt naerma. Kas sa saad öelda, mis sul mõttes oli, kui sa seda kohtus kuulsid? See on lihtsalt juriidiliselt ebapiisav. See lihtsalt tõestab minu seisukohta. See tõestab, et nad lõpuks ütlesid selle välja. Ma tahan tema kautsjoni tõsta, sest ta töötab räpparina, sest ta on räppar. See oligi põhjus. Ma tahan tema kautsjoni tõsta, sest ta on räppar. Nii et lõpuks keegi ütles selle välja, mis oli minu arvates päris naljakas. Aga seaduslikult ei piisa kautsjoni tõstmiseks kellegi ameti tõttu. Aga mõtle korraks selle peale. Kas me näeme, et kantrimuusikuid arreteeritakse iga nädal narkootikumide pärast? Kas me tõesti arvame, et ükski kantrimuusik ei tarvita narkootikume ega tee midagi ebaseaduslikku? Kas me arvame, et ükski rokkar ei tee midagi ebaseaduslikku ega tarvita narkootikume? Kas me arvame, et mõne teise žanri artistid või kuulsad inimesed Hollywoodis ei tarvita narkootikume ega kanna endaga kunagi midagi ebaseaduslikku kaasas? Miks on nii, et ainult räppareid näeb arreteerituna, peatatud või läbiotsituna? Sest seal on mingi ühine joon, millest keegi ei taha rääkida. Keegi ei taha seda arutada. Kõik salgavad seda. Kõik ütlevad ei, see pole põhjus. Aga tegelikult on see põhjus.
ja kui sa mõtled selle peale, siis see räpistiil, kogu see meelelahutusvaldkond, alati, kui nad mingist jamast välja tulevad, siis nad räpivad sellest. Ja see on erinev näiteks sellest, kuidas tead Taylor Swift, isegi kui Taylor Swift arreteeritaks, ma ei usu, et ta räägiks sellest oma järgmises laulus. Talle meeldib rääkida oma lahkuminekutest. Nii et see kõik ongi meelelahutus, sest nad teevad oma enda muusikat. Aga ma arvan, et inimesed võtavad seda väga isiklikult, kui nad ütlevad näiteks, see politseinik peatas mind, aga ta ei saanud minult midagi või midagi sellist. Ja kui see jõuab räppi, siis see ei lõpe selle inimese jaoks hästi, kes sellest räägib. Need ongi need asjad, millega me selles töös kokku puutume. jah, mingis mõttes narrimine. Võib-olla nemad näevad seda nii, aga tegelikult on nii huvitav, et sa tõid välja Taylor Swifti, sest ma olen suur Taylor Swifti fänn ja kui ma seda kuulasin ja sa seda ütlesid, siis ma mõtlesin ühele tema laulusõnale. Ta ütleb ühes oma laulus, sa proovisid mu sõbralt tablette osta. Ja ma mõtlen, okei, tablettide ostmine ebaseaduslik. Kas me näeme, et nad tormavad Taylor Swifti ukse taha? Tead, see pole päris sama. Nii et ma arvan, et siin on võib-olla natuke erinevad reeglid. Ma arvan küll. Ja ma arvan, et paljud politseinikud on Swifti fännid. See mängib ka rolli. Tead, ma arvan, et paljudele politseinikele meeldib Taylor Swift. Kuula, ma lihtsalt arvan, et see ongi alati nii olnud. Tead, ma olen selles valdkonnas olnud alates 90-ndatest. Isegi enne, kui ma selles valdkonnas olin ma omamoodi, tead, selles valdkonnas, mitte juriidilises valdkonnas, vaid ma olin muusikatööstuses selles mõttes, et tundsin inimesi, kes on räpparid ja sellist laadi inimesi. Ja see ongi alati nii olnud. See pole midagi, mis oleks lihtsalt hiljuti tekkinud. See on alati nii olnud, et tead, rikkaid, noori, mustanahalisi inimesi ahistatakse tihti rohkem. Ja see on lihtsalt fakt. Ma ei tea, kuidas seda teisiti öelda. Ja see ongi nii. Ma tean, et inimesed ei taha seda kuulda. Ja nad tahavad öelda midagi sellist nagu, jah, aga tead, need tüübid on gangsterid või need tüübid on pahanduse tekitajad või mis iganes. Lihtsalt see ongi selle asja olemus. Ja tead, tüübid, kes sõidavad ringi Rolls-Royce'idega, peatatakse sagedamini kui tead 50-aastane mees, kes sõidab Rolls-Royce'iga ringi. Jah. Ja okei, ma hakkan nüüd lõpetama, sest sa mainisid seda eile kohtus. Sa ütlesid tegelikult midagi sellist, et rongis siia sõites kirjutasid sa menetluse lõpetamise taotlust. Nagu me saame selle asja tühistatud. Ja sellepärast ma tahtsingi täna sinuga rääkida. Me natuke arutasime seda. Prokurörid ütlevad ilmselgelt, et neil on piisavalt tõendeid süüdistuste esitamiseks. Nad liiguvad täiskäigul edasi, mis iganes seega poleks. Aga mis sina arvad? Ma mõtlen, sa kavatsed esitada menetluse lõpetamise taotluse. Kas sa arvad, et sul õnnestub see asi tühistada? Nii et praegu prokurörid tegelikult ei ütle, et nad lähevad täiskäigul edasi. Ma arvan, et nad koguvad praegu kogu infot. Mis juhtub, on see, kuidas see kõik lahti rullub. Politseinik kirjutab oma vande alla antud avalduse vahistamismääruse saamiseks ja esitab selle kohtunikule. Kohtunik vaatab tavaliselt selle vande alla antud avalduse üle ja otsustab, kas selleks on piisav alus ning ütleb, et siin on vahistamismääruse väljastamiseks piisav alus. Minu arvamus oli, et minu meelest ei olnud piisavat alust vahistamismääruse väljastamiseks kooskõlas kohtupraktikaga. Kogu Florida osariigi kohtupraktika kaudse valduse kohta, aga see on praeguseks juba möödanikeks. Nii et koostatakse vandega kinnitatud avaldus piisava aluse kohta, kohtunik kirjutab sellele alla, vahistamismäärus väljastatakse ja ta arreteeritakse. Nüüd on osariigi prokuröri otsustada, kas meil on siin piisavalt tõendeid ainult elementide osas. Isegi mitte nii, et kas see on küsimus vandekohtule. Me pole isegi veel selles punktis, kus mõnikord on piisavalt tõendeid, aga prokurör võib öelda, meil pole mingit võimalust siin süüdimõistvat otsust saada, isegi kui on piisav alus, pole meil võimalust süüdimõistmist saada, seega jätame selle asja sinna paika. Me pole isegi veel selles etapis. Ma isegi ei usu, et kui vaadata tegelikke süüdistusi siin, siis ei ole kohtupraktika järgi kaudse valduse tunnused täidetud. Sellest ei piisa. Nii et me räägime osariigi prokuröriga, anname talle selle kohtulahendite praktika, mis on asjasse puutuv. Arutame seda ja vaatame, kas nad loevad kohtupraktikat ning rakendavad seda olemasolevale olukorrale. See juhtum ei tohiks väga kaugele jõuda. Nüüd on ka teisi põhjuseid, miks juhtumid kaugele jõuavad. Poliitilised põhjused või tead, see on Kodaki juhtum. See on tavaliselt üks põhjustest, miks juhtumid edasi lähevad. Ja tead, kui me vaatame Kodaki juhtumite kogu, siis tead küll, isegi viimane süüdistus, mis tal oli, see föderaalne süüdistus, oli selle eest, et ta
täitis vormi valesti, et saada tulirelva. See ei olnud tulirelva ebaseaduslik hankimine. Nii et kõik pealkirjad räägivad tulirelva kuriteost. Tegelikult ei ole see tulirelva kuritegu. Talle esitati sama süüdistus, millega Hunter Bidenile süüdistus esitati. Talle ei pakutud alternatiivprogrammi nagu Hunter Bidenile. Talle ei pakutud erinevaid võimalusi selle juhtumiga tegelemiseks. Talle pakuti 4 aastat vangistust. Talle pakuti tegelikult 9 aastat vangistust, aga mina suutsin talle välja kaubelda 3 või 4 aastat. Kui me vaatame, kuidas neid juhtumeid käsitletakse, siis kõigepealt sellist juhtumit ei võeta üldse menetlusse. Kui täidad vormi valesti ja sa ei ole kurjategija, nagu tema tol ajal oli, ta ei olnud süüdi mõistetud kurjategija. Aga siis, kui talle pakuti vanglakaristust lihtsalt paberite täitmise vea eest ja talle ei määratud isegi kautsjonit, siis ta ei saanud isegi... Talle ei määratud isegi kautsjonit paberite täitmise vea eest. Ja siis, kui sa võrdled seda Hunter Bideniga, kellele mitte ainult ei määratud kautsjon, vaid talle pakuti ka alternatiivprogrammi relvasüüdistuse puhul. Sellist asja lihtsalt ei juhtu kunagi. Nii et kui me hakkame neid asju vaatama, siis hakkad tõesti mõtlema, oota nüüd, Brad ei saa olla hull. Bradil on õigus. Tõesti tundub, et nad tahavad talle ära teha. Teate, ma tean, et inimesed on ilmselt väsinud sellest, et ma seda ütlen, aga kuulake. Kui teil on midagi tõelist, siis esitage ka midagi tõelist. See ei ole nende jaoks hea juhtum, mida esitada. See on kõik. Ma olen tegelikult väga tänulik, et sa tulid ja aitasid seda kõike lahti seletada, sest enamasti kuuleme me prokuröride poolelt, kuna näeme kohtudokumente, aga meil ei ole alati võimalust kuulda kaitseadvokaadi arvamust. Nii et sinu vaatenurka kuulda ja kogu see pilt lahti seletada, ma arvan, et meie vaatajad on kindlasti huvitatud nägema nii Kodaki ajalugu kui ka seda, mis praegu toimub. Ma tõesti ei oska siin piisavalt tänada Bradford Cohen, et sa tulid ja jagasid meiega oma teadmisi selle juhtumi kohta. Aitäh, et mind alati kutsute. Oleme selles juhtumis taotlenud videomaterjali, kui on olemas kehakaamera, pardakaamera, ülekuulamine seoses arreteerimisega või midagi sellist, siis toome need ja muud üksikasjad teieni kohe, kui need saame. Aga praegu tänane skandaali episood siinkohal lõpeb. Kui sulle meeldis see, mida nägid ja tahad rohkem näha, siis võta minuga isiklikult ühendust sotsiaalmeedias. Näiteks Instagramis mind leiab nime all Sierra Gillespie. Aitäh, et vaatasid tänast skandaali episoodi. Nagu alati, olen teie saatejuht Sierra Gillespie ja kohtume juba järgmisel korral.